Meie tänane teema on intrigeeriv. Küsib teie sotsiaalse küpsuse kohta see pealkiri, et kas enne otsedemokraatia rakendamist tuleb rahvas terveks ravida. See on kuulus president Pätsi ütlus, et rahvas ei olnud sugugi küps selleks, et lasta vabadussõjalastel valitseda. Rahvas tuli tema arvates ravile suunata, tema oli see raviarst. Aga selle järgmise tunni veedame me just otsedemokraatia teemadel. Ma küsin kindlasti keerulisi küsimusi, millele inimesed tahavad vastust saada sellise puhul, kui meil päriselt otsedemokraatia rakendatakse, millised on ohud, millised on küsimärgid. Meil on täna kaks selle ala eestvedajat entusiasti, härra Varro Vooglaid ja Riigikogu liige härra Kunnas. Üks härra professorlikult hilineb Jaak Valge, me ei tea, kas ta jõuab siia. Loodame, et jõuab. Igal juhul on temal sulest ka palju väärtuslikke artikleid sellel teemal ilmunud, et soovitan kõigil neisse süveneda. Parim näide eeskujudest on Šveits, kus on 120 aastaga toimunud 240 referendumit. Kindlasti me seda näidet veel puudutame. Ja ma tahaksin küsida, et millist probleemi me siis hakkame õigupoolest lahendama, et kas kuskil meie riigi ehituses on häired, kas tõesti ei pääse rahva hääl kuuldele. Näiteks Reformierakond, kes oli 17 aastat valitsemise juures, peaminister Rõivas ütles, et riiki on vaja ainult peenhäälestada, siit-sealt natuke kruttida, aga otsedemokraatia mõtte levitajad tahavad küllaltki fundamentaalset muudatust ellu viia, et kas tõesti peenhäälestamisest ei piisa siis. Varro, räägi mulle, kas meil on mingid augud, meil on mingid lõtkud, kus ühiskonnas rahva tahe ei liigu? No tervist ka minu poolt kõigepealt ja alustame võib-olla mõningatest numbritest, mis annavad sellele küsimusele võrdlemisi selge vastuse. 2016. aastal me tellisime Turu-uuringute aktsiaseltsilt küsitluse representatiivse valimiga. Ja esimene küsimus, mille kohta me palusime uurida, see selles, et kas Eestis on rahval piisav võimalus osaleda poliitiliste otsuste langetamisel. Ja sellele küsimusele 25% vastas kindel ei. 47% vastas pigem ei. Ehk siis kokkuvõttes selle ei poole moodustab 47 pluss 25, see teeb kokku siis 72, jah. 72% vastas täisealistest Eesti Vabariigi kodanikest, et Eestis ei ole rahval piisavalt võimalus osaleda poliitiliste otsuste langetamisel. Ja siis pigem jah arvas 18 ja kindel jah vastas ainult 4. See 6 siis ei osanud vastata. Ja teine küsimus, mille me esitasime, seisnes sellest, kas pooldate põhiseaduse muutmist nii, et rahval oleks õigus algatada rahvahääletusi. Ja sellele pangame tähele, kindel jah oli 44%, pigem jah oli 38%, pigem ei 10% ja kindel ei 3%. Ehk 44 pluss 38, ehk see jah pool siis, on kokku 82%. Nii et raske on ilmselt leida sellist poliitilise arutelu objektiks olevat küsimust, mille osas valitseb suurem üksmeel erinevate poliitiliste lahkarvamuste kiuste või sõltumata nendest lahkarvamustest muudes küsimustes, et rahvale tuleks anda tagasi õigus algatada rahvahääletus. Nii et ma arvan, et see vastab üsna selgelt ja lühidalt sinu küsimusele selle kohta, et kas midagi on meie poliitilises süsteemis siis niivõrd puudu, et rahvas tunneb teravalt, et neil ei ole piisavaid õigusi oma staatuse teostamiseks kõrgeima riigivõimu kandjana. Nii et see oleks mu kokkuvõtlik lühike vastus. Leo, aga nüüd nende numbrite juurde kas või mõned näited, kus see häire on, et meil oli kunagi siin üks jääkeldri protsess, kus arutati, et rahvas ei saa piisavat sõna ja kusagil jääkeldrisse seda toppama jäigi. Olid mõned kosmeetilisemad muudatused. Üks muudatus, mis järgnes, oli siiski parteide liikmeskonna vähendamine. Mingi väikegi muudatus oli. Tähendab liikmeskonna nõude vähendamine.
et kas sul on ka praktilisi näiteid äkki, mida oleks võinud otsustada referendumil, kas näiteks sedasama kooseluseadust, on see hea näide sinu meelest? Sa tõid mõned näited. Põhiküsimus on ikkagi selles, et palju rahval siis võim on. See on põhiküsimus. Nagu küsime, et see statistika andis vastus, et rahvas arvab, et tal ei ole piisavalt palju võimu. Erakondi on meil palju. Aga kui inimene küsib, kas on mingi erakond, mis väljendab 100% minu tahet, siis enamus inimesi kindlasti vastab, et ei ole sellist erakonda. Võib-olla meeldib ühe erakonna poliitikas mingi aspekt, aga mingi aspekt on hea hoopis teise erakonna poliitikas. Sellepärast ma isiklikult ei usu, et oleks väga palju või meie erakonnad suudaksid iga inimese tahet, poliitilist tahet, mitte, ma ei räägi 100%, aga kas või 80 või 90% esindada. Ma arvan, et see ei ole võimalik, et selleks Eestis peaks olema umbes 25-30 erakonda. Aga te tajute, et see ei ole mõistlik ja see ei ole ka võimalik. Et siis otsedemokraatia selline fundamentaalne küsimus tegelikult ongi see, mis meil oli tegelikult selles meie ettekande pealkirjas juba sisse kirjutatud. Kes on rahvas ja kuidas me näeme rahvast? Kas rahvas on kari, lolle, rumalaid, ebakompetentseid, mõjutatavaid inimesi või siis, ma ütlen kohe, et nii mina ei arva, mis ma enne ütlesin, või siis rahvas on tervikuna nutikad, targad, vähem mõjutatavad, omavad oma kindlaid seisukohti ja suudavad oma huve kaitsta ja nende eest seista. Kes siis rahvas on? Et siin on kaks põhimõttelist küsimust. Kas rahvas on haige, nagu ütles kunagi president Päts, või siis ta on terve? Kas rahvas on küps või ta on ebaküps? See põhimõtteline küsimus, kes on rahvas ja kuidas me rahvast näeme, ehk siis kuidas poliitikud rahvast näevad. Ja ma just tulin ühelt teiselt foorumit, kus käsitleti Riigikogu ja meie esindusdemokraatia tulevik. Ja seal ma nägin paraku seda, et nendega, kes on esindusdemokraatia vastased, on sel juhul väga raske vaielda, kui nad arvavad, et kõik asjad on korras, või siis need, kes pooldavad otsedemokraatiat, on kuidagi võrdväärsed mingi lameda maa nagu teooria poolde. Siis on raske leida mingit ühist punkti dialoogis. Praktiliste näideteni, kui ma lähen nüüd, siis jah, sellised küsimused täpselt, kus tegelikult inimesel võivad olla oma seisukohad, mis ei lähe päris ühegi erakonna seisukohaga kokku. Sellised küsimused, mis on sellised üldrahvalikud küsimused, ongi tegelikult paslikud panna referendum. Kaks sellist näidet, mis sa alguses kohe tõid, seesama kooseluseadus, mis on tekitanud palju vastuolusid ja paksu verd. Rail Baltic, see oli nagu teine. Sellised küsimused, milles inimene omabki sellist oma individuaalset vaadet. Ja selline küsimus, mis võib-olla ei ole mingi erakonna agendas niivõrd kõrgel üleval. Selliseid küsimusi, neid tuleb palju, kui üks Šveitsis pannakse, võib-olla siin on üks Šveitsi kodanik, meil istub esireas, kes oli koos minuga suur puhtaks saates rääkimas. Sa võid tuua näite, et mida kõike Šveitsis pannakse referendumil. Võib-olla sa tõused püsti ja täiendad nüüd. Seal oli väga nutikaid ja suuri küsimusi, aga oli ka väikseid ja pisikesi küsimusi. Ja, mul on selline väike probleem, et mu eesti keel ei ole perfektne. See võib olla, ei, meil on asjad nagu küsimus, kas lehmadel on sarved vaja, jah või ei. See oli üks küsimus eelmisel aastal. Ja ka küsimusi, kas käibemaks tuleb tõsta, jah või ei. Siis meil on kõik niisugused asjad, kõik.
Rühmadel jäid sarved pähe? Ei, vist ei jää. Igal juhul teateid tegelikkusest lehmadel saetakse sarved lühemaks, ma saan aru, et Midagi sellist. nii et ja minu teada Šveitsis hääletatakse ka riigikaitselisi küsimusi, mida nagu meil öeldakse juba seadusega, et isegi see praegu poolik referendumi õigus, mis meil on, et seal otsustatakse, kas ajateenistus säilib või mitte. Rahvas on praegu ülekaalukalt ajateenistuse säilitamise poolt. No Šveitsis umbes iga 5 aasta tagant või ka natuke harvemini, võib-olla ma eksin, läheb ikka küsimuse, pannakse hääletusele küsimus, et kas reservväelastel peavad olema relvad käes. Ja alati seni on reservväelastel relvad kätte jäänud. Ka selles küsimuses on inimesi, kes on teist meelt ja on seda küsimust tõstnud. Aga seni, vähemalt see on nii olnud. Siin on lihtsalt näide nendest küsimustest, mida võidakse. Aga küsimus selle sama Šveitsi jutu kohta, et kas seal on hääletamine on kohustuslik või on see vabatahtlik? Ühes kantonis ainult. On kohustuslik. Seal on. Schaffhausenis. Seal, kui sa ei taha häälestama minna, siis sa maksad 5 franki või midagi sellist. Aga nüüd ma teeks ajaloolise ekskursi. Tunnen puudust Jaak Valgest, aga ise võin ajaloolasena ka mõningaid meeldetuletusi teha. Te olete süvenenud rohkem, palun parandage mind. Minu raamaturiiulis on üks tore hääletussedel Tammse külast Muhumaalt või Tammse valimisjaoskonnast, mis on mu vanaema hääletussedel või selline tõend, et ta sai hääletussedeli. See oli vist 25. aastal toimunud rahvahääletus, kas usuõpetus peaks olema koolides või mitte. Üks selline üksik teema, mis oli kuidagi lõhestav või suur teema tollel ajal, et tehti ära ja usuõpetus jäi. Hiljem läks tõeline möll lahti põhiseaduse rahvahääletuste teemal, et mäletame, et peamine käivitaja oli vabadussõjalaste liikumine, kes leidis, et põhiseadus vajab kohendamist, eriti presidendi institutsiooni näol. Ja see läks samasuguseks verbaalseks madinaks nagu tänapäeva Eestis. Mikro töötab, pange käima. Hurraa, üks töötab. Kas see ka? Vajuta sisse. 1-1. Kas siin on midagi, millest see lülitab? 1-1. Hästi, vahepeal tehnika tuli järgi. Ma jäin toomisega ja siis oli 3 rahvahääletust, milles siis lõpuks ülekaaluka seljavõiduga võitis rahvahääletusel vabadussõjalaste põhiseaduse eelnõu. Ja sealt hakkasid ka probleemid pihta, et tolleaegne peaministri ametis olev Konstantin Päts otsustas hoopis sedasama põhiseadust kuritarvitada ja selle uue 1. jaanuaril kehtima hakanud põhiseaduse alusel dekreete välja andma ja jättis ära presidendivalimised oma 12. märtsi riigipöördega. Nii et meil on ka valusaid kogemusi. Kuidas nüüd, ma ei tahaks kohe Pätsu küsimusega küsida, aga et kas siis, kui meie uus põhiseadus tuli 92. aastal, kas siis, ja siis oli argumendiks, et äkki oli see vana põhiseadus liiga demokraatlik, et äkki keerati üle võlli ja siis läkski madinaks ja siis see 34. aasta riigipööre tuligi, et kas mitte see ei kõigutanud hoopis paati see tolleaegne rahvahääletusõigus, et mis on teie arvamus selle kohta? Sellega tegelikult oli nii, et meie 92. aasta põhiseadus, ta on tegelikult 34. aasta, siis, või tähendab, parandan 38. aasta juba Pätsi ajal hiljem vastu võetud põhiseaduse nagu lähtub, ma ei saa öelda, et koopia, aga lähtub nendest põhimõtetest. Ta ei lähtu 34. aasta või 20. aasta põhiseaduste mõttest. Et tegelikult põhilistest demokraatlikest vabadustest, siis mis meil on selle põhiseaduse järgi, mille poolt ka mina 92. aastal hääletasin, on sisuliselt esindusdemokraatia ehk siis Riigikogu.
meil ei ole presidendi otsevalimisi, mis on demokraatia oluline komponent. Et ka paljudes riikides, kus on parlamentaarne kord, parlamentaarne demokraatia, siis see president ikkagi valitakse otse. Et see ei suurenda ega vähenda presidendi võimu, et presidendi võim pannakse kirja põhiseaduses, mis õigused tal on ja mida tal ei ole. Et see on üks illusioon, et kui rahvas valiks presidendi, siis presidendil oleks sellega rohkem võimu. Ei oleks, tal oleks lihtsalt rohkem autoriteeti. See on esimene asi, mida meil ei ole. Siis meil ei ole siduvaid rahvahääletusi. Et rahvahääletusel on mõte siis, kui selle tulemus on siduv. Ja meil ei ole rahvahääletust, millega me võiksime olulisi küsimusi panna sisulistele rahvahääletustele. See ongi tegelikult selle otsedemokraatia sisseviimise mõte. Üks oluline asi veel, et otsedemokraatia tegelikult ta ei vastandu kuidagi esindusdemokraatiale. Et meie mõte ei ole see, et nüüd kehtestame otsedemokraatia ja kaotame esindusdemokraatia ära. Vastupidi. Et see lihtsalt täiendab seda sama esindusdemokraatiat, mis meil on. Et see ei kao kusagile, vastupidi, see tugevneb. Ja ma võib-olla täpsustan seda, mida Leo ütles nii palju, et meil on küll siduvad rahvahääletused olemas, aga meil ei ole võimalust rahval algatada neid rahvahääletusi. Et põhiseaduse kohaselt ainult Riigikogu saab algatada rahvahääletuse ja kui Riigikogu seda ei tee, siis rahval mitte mingisugust võimalust seda teha ei ole. Aga ma mõtlesin küsida korraks arutelu selguse huvides ühe küsimuse publiku käest, et kui paljud teist on tegelikult reaalselt kursis sellega, millise mehhanismi 1920. aasta põhiseadus ette nägi rahva algatuse teostamiseks. Et teate te, kuidas see mehhanism tegelikult välja nägi üldjoontes? Et ma võin seda lühidalt selgitada, et see oleks ka parem arusaamine, millest me siin tegelikult täpsemalt räägime, muidu põhimõisted jäävad häguseks ja siis võib ka kogu diskussioon häguseks jääda. Et võib-olla algatuseks peab ütlema, et mitte kunagi ei olnud see ette nähtud esindusdemokraatia asendusena. See ei olnud nii, et 20. aasta põhiseaduse kohaselt Eesti oli otsedemokraatlik riik, aga praegu on esindusdemokraatlik riik. Ei. Need kaks mehhanismi olid väga kavalasti esitatud ühtse tervikuna ja toetasid teineteist. Ja loomulikult põhiline otsuste vastuvõtmise meetod on esindusdemokraatlik ehk rahvaesindajate poolt parlamendis, aga otsedemokraatlikud vahendid ehk siis rahvaalgatuse õigus oli nähtud ette garantiiks. Selleks puhuks, kui esindajad, need, kes peavad olema rahva esindajad, hakkavad tegutsema rahva asendajatena. Ehk teisisõnu tegutsevad viisil, mis ei ole kooskõlas enam rahva enamuse tahtega. Ja see ongi ju see suur probleem, mis meil praeguses põhiseaduses on, et ühelt poolt põhiseadus kohe esimeses paragrahvis deklareerib, eks ole, et Eesti on iseseisev ja demokraatlik vabariik, kus kõrgeima riigivõimu kandjaks on rahvas. Aga teiselt poolt, kui me vaatame neid reaalseid võimalusi, kuidas rahvas saab teostada oma staatus kõrgema riigivõimu kandjana, siis me näeme, et see lihtsalt ei vasta tõele. Ei saa. Ja sellepärast mina olen ka täiesti ausalt ja otsekoheselt ilma üldse mingi ülekantud tähendust öelnud, et Eesti tegelikult ei ole demokraatlik riik praegusel hetkel. Kõik, kes võidavad vastupidi, kas hämavad või valetavad, sõltuvalt intentsioonidest. Aga nüüd siis selle 20. aasta põhiseaduse juurde lühidalt. Ehk teissõnu, mida ta nägi ette? Ta nägi ette sellise mehhanismi paragrahvidest 19–23, et kui kogutakse vähemalt 25 000 allkirja, siis saab algatada sellega eelnõu parlamendis. Jällegi panete tähele asi, mida meil praegu ei ole. Meil on võimalik pöörduda mingi kollektiivse pöördumisega parlamendi poole, aga parlamendil pole sellega kohustust mitte midagi põhimõtteliselt teha, nad vaatavad see läbi, võib panna prügikasti kõik. Aga see oli hoopis teine olukord. Siin on päris eelnõu, mida parlamendil on kohustus menetleda, nagu iga teist seaduseelnõu. Ja kui parlament võttis selle eelnõu vastu, siis oli seadus vastu võetud vastavalt rahva tahtele või nende eelnõu algatajate tahtele. Kui parlament selle seadust vastu ei võtnud, siis läks asi automaatselt rahvahääletusele. Ja nüüd tuleb oluline moment, kui rahvahääletusel rahvas, kui tegelik kõrgeima riigivõimu kandja näitas, et tegelikult rahva enamus pooldab seda eelnõud, siis sai selgeks mitte ainult see, et seda eelnõud rahva enamus pooldab, vaid sai ühtlasi selgeks ka see, et rahva esindajad tegelikult ei tegutse kooskõlas rahva enamuse tahtega. Mis tähendas ühtlasi seda, et see sama hääletus oli umbusaldushääletus ametis olevale parlamendile. Ehk teisisõnu kutsuti sellega esile siis ka uued parlamendi valimised, et pääseks rahva esindajate positsioonile need inimesed, kes tegelikult lähtuvad rahva enamuse tahtest. Ja nagu Anti juba osutas, tegelikult seda mehhanismi kasutati
enne 34. aasta riigipööret ainult ühe korra selles samas usuõpetuse küsimuses, mis tõttu tegelikult minu vastus sinu küsimusele oleks ka see, et päris kindlasti see mehhanism nüüd Eesti poliitilist olukorda ei ajanud uppi ja ei kutsunud esile diktatuuri, mis siis 34. aasta 12. märtsil sisse seati. Ja me näeme siin just nimelt seda, kui oluline on see mehhanism tagamaks, et need, kes on meie esindajad, tegutseksid reaalselt esindajatena. Nii et kui keegi ütleb, et ei, et Eesti on ikkagi esindusdemokraatlik riik, et me ei taha ju seda kõigutada, siis väga lihtne vastus on see, et te peksate justkui ülekarre mees, sest keegi ei ole sellist argumenti esitanudki, sellest, et rahvaalgatusõigus garanteerib esindusdemokraatlike mehhanismide toimimist. Nii ma arvan, et arutelu sellise algfaasis on ka oluline natukene selgitada, defineerida, et millest me siin tegelikult räägime. Laseme natukene edasi ja siis hoiame teie küsimuse üleval. Lõpus tuleb veel eraldi küsimuste voor. Ma küsiksin veel sellise asja ära, kuna sa nimetasid seda vana mehhanismi just, tõid konkreetsed numbrid ja näited. 25 000 allkirja saada sellises oludes kokku, kus inimesed veel sõitsid hobuveokitega ja linnades ei olnud sugugi nii palju rahvast kui tänapäeval ja internetti ei olnud ammugi. Et mis teil nagu see tunne on, et milline võiks täna olla see lävend, et seda ei hakataks ka lihtsalt kuidagi valitsuse trollimiseks kasutama iga asja peale ja samal ajal tõstataks suuri küsimusi ja oleks liiga madal, et mis oleks teie arvates optimaalne number, kui tõsta see asi tänapäeva, et mitu allkirja oleks vaja kokku saada, et see eelnõu läheks käiku? No mina arvates see 25 000 ei ole liiga madal piir, sellepärast et toona oli esiteks ka poliitiline aktiviivsus, ma arvan, palju kõrgem, inimesed olid palju rohkem huvitatud osalemisest ja me oleme ise allkirju kogunud siin näiteks kooseluseaduse vastasele petitsioonile. Ja ma tean, kui raske on sellist arvu allkirju kokku saada, veenda inimesi selle petitsiooniga liituma ja see oleks veel palju raskem sellistes olukordades, kus iga allkiri peab olema korrektselt tõestatud, kas digitaalne allkiri või siis tead seal elukoha andmetega, isikukood, passinumber, allkiri, et selleks oleks nähtud ette väga formaalsed blanketid. Ja minu meelest oleks täiesti piisav see, et on 25 000 tavalise eelnõu algatamiseks ja näiteks 50 000 põhiseaduse muutmise algatamiseks. Eks loomulikult need lävendid sõltuvad sellest, kui kasutatav me tahame, et see mehhanism oleks. Et üks väga halb variant oleks ka see, et me ütleme, me taastame rahvaalgatuse õiguse, aga paneme need lävendid nii absurdselt kõrgele, et tegelikult ei ole võimalik seda õigust kasutada, et siis on see taastamine üksnes näiline. Ja ma tean, et on ka inimesi või huvigruppi, kes oleks huvitatud just sellise lahenduse elluviimisest, et sellesse lõksu ei tohiks kindlasti langeda. Leo, kas sul on oma number välja pakkuda? Ma toon ainult ühe näite, nimelt kunagi Rahvaliit kogus väga suure numbri, see oli üle 80 000, kes mäletavad täpselt numbrit, elektrijaamade erastamise vastu. See nüüd otseselt ju ei vormistatud mingiks eelnõuks, aga elektrijaamade erastamine jäi ära, sest tundus, et see lumepall on nii suur, see rahva allkirjade arv üha kasvab ja jäi ära ühele Ameerika riiuli firmale Eesti kõige tähtsama energiaettevõtte erastamine. Ehk see oli selline surveavaldus, aga mul tuleb just lähiajalust meelde, et see oleks võinud muutuda selliseks võimsaks rahvahääletuse teemaks. Et mis sinu arvates, Leo, see number oleks? No numbritest see number ei tohiks olla alla 10 000, sest sel juhul hakkaks lihtsalt neid referendumeid tulema liiga palju ja teisejärgulisi ja vähem tähtsaid küsimusi hakatakse panema liiga tihti, et see mehhanism muutuks koormavaks ja ta ei täidaks oma eesmärki. Ja see number ei tohiks olla suurem kui 40 000, sest vastasel korral lihtsalt ei suudeta neid asju hääletusele panna üldse. Kui see on näiteks 100 000, siis see on praktiliselt garantii, et midagi ei hakka toimuma. Lihtsalt see lävendite küsimus on tegelikult üks tähtsamaid siin, et panna see mehhanism mõistlikul määral, mõistlikul kombel tööle. Enne kui ma ühe küsimuse küsin publikust, tahaks ma veel seda omas tänast skeptilist moderaatori rolli täites nimelt küsida seda, et Šveitsis on küll see õigus olemas, aga ma tean, et peamine meetod on maha hääletamine, nende eelnõude maha hääletamine, et rahvas ütleb enamusel juhtudel ei. Kui vaadata neid protsente, siis tema võib-olla teab peast, et palju on ei öeldud aegade jooksul ja palju jaa. Et nad on küll
uisapäisa ei anta allkirja selle toetuseks ja siin on ka küsimus, et kas ei või kohe alguses minna kuidagi selliseks kuritarvitamise tahtmiseks, et Lätis läks, kus õigus on olemas, läks kohe esimesena vene keele riigikeeleks tegemise küsimus üles. Lätlaste hulgas lausa tekkis paanika, sest nad ei olnud ise ka harjunud nende referendumitega ja lõpusirgel paluti armulikult, et rahvas minge nüüd ometi valima, muidu tulebki teine vene keel teiseks riigikeeleks. Või siis see, et hakatakse otsekohe vanu tonte välja võluma ja siis Ida-Virumaa autonoomiat välja ajama. Et see on meil just nagu hirmuna ajaloolises mälus olemas. Aga ma võib-olla kommenteeriksin sinu poolt mainitud lihtsalt nii palju, et minu meelest see Läti näide ei ole sugugi paha näide, see on väga hea näide. Sellepärast, et selle ühe referendumiga võeti see küsimus poliitilise diskussiooni laualt maha. Et see on reaalselt saanud lahenduse. Eks me võime Eestis ka selle üle jaurata, ma ei tea, kui mitukümmend aastat veel, kas peaks ka nii tegema või naa tegema, et kas peaks ikka olema, ma ei tea, mida vene koolidega teha ja nii edasi, eks. Ja üks süüdistab ühte, teine süüdistab teist ja üks ütleb jälle mingi koalitsiooni sobing ja keegi müüs midagi kellelegi maha. Aga teeme siis referendum ära. Paneme selle küsimuse referendumile ja otsustame, nagu lätlased tegi, kas me tahame vene keelt teiseks riigikeeleks või ei taha. Ja otsus oli, et ei taha. Kõik. Rohkem pole mitte millestki rääkida. Lähimad, ma ei tea, 10 aastat, 20 aastat, 30, 50 aastat, noh, see sõltub tunnetusest. Aga selles mõttes ma ei tooks seda sugugi halva näitena, vaid ma tooksin seda just nimelt väga hea näitena. Sellepärast, et üks peamisi funktsioone, mis selle rahvaalgatuse õigusel ongi, on see, et kui meil on ühiskonnas väga suured pinged ja me ei jõua tegelikult kokkuleppeni ja me ei jõua ka lahenduseni, mis oleks kõikidele osapooltele mitte ainult rahuldav, vaid ka elementaarselt vastuvõetav, siis meil peab olema mingisugune mehhanism, mida me kõik aktsepteerime sellise lõpliku lahendusena. Vabandust, ma ei ütle seda nüüd kuidagi saksa keeles ega paralleelida. Lõpliku lahendusena selles mõttes, et kõik aktsepteerivad seda lahendust sellisena, et me ütleme jah, mulle ei pruugi see lahendus meeldida, aga me kõik teame, et mingisugust kõrgemat, mitte mingisugust paremat, täiuslikumat vaidluste lahendamise mehhanismi meil ei ole ja sellega me peame aktsepteerima. Samamoodi mina näiteks ütleksin, eks ole, kuigi me oleme võidelnud kooseluseaduse läbisurumise vastu, kui see on referendumi otsus, et rahva enamus ütleb, et jah, me tahame, et selline seadus Eestis oleks olemas, siis tuleb käed üles tõsta ja öelda, et selline põhiseaduslik kord meil on ja me peame aktsepteerima seda otsust. Ma loomulikult ütleksin, et ma ei leia, et see on õige otsus, aga midagi pole teha, et kodurahu huvides peab olema mingi mehhanism, mida kõik aktsepteerivad, kõik tunnustavad ja mille kaudu saab need pinged maha võtta. Et nende referendumite üks tugevamaid positiivseid külgi või argumente ongi see, et kui see kord on hääletatud, ükskõik mis küsimus, siis neil, kes kaotavad, on lihtsam aktsepteerida oma kaotust, et see on ausa referendumi, ausa mängu käigus ise tehtud otsus. Et see võib-olla on üks tugevamaid argumente üldse, mis räägib selle poolt. Ja ma lisan ühe asja veel kiiresti siia, et kas te kujutate ette, kui erinev näeks välja see Paide arvamusfestival siin, kui meil oleks olemas reaalselt rahvaalgatuse õigus. Et me mitte lihtsalt ei tule siia juttu veeretama niimoodi, et et üks arvab seda ja teine arvab teist ja teeme veel mingi toreda arutelu siin ja seal ja nii edasi. Vaid meil on reaalsed rahvaalgatused, millele kogutakse allkirju. See on üks telk, kus kogutakse allkirju, Rail Balticu teemalise rahvaalgatuse jaoks nii. Palun, näete, seal on võimalik minna allkiri anda, et saada 25 või 40 000 või kui palju siis nõutud on kokku, eks ole. Ja siis ühtlasi seal ümber on arutelud, eks võib-olla seal samas on korraldatud, et pooldajad, vastased niimoodi. Tõsine terav arutelu, mis ei ole lihtsalt hobi korras, lihtsalt ajaveiteks, vaid mis lähtub teadmisest, et see on suunatud meie kui rahva, kui kõrgema riigivõimu kandja poolt oma riigivõimu teostamisele. Et see on vägagi selge eesmärgiga arutelu ja kõik teavad, et sellest sõltub väga palju, eks ole. Ma arvan, et see festival saaks hoopis uue elu sisse, kui meil oleks selline olukord. Ja ma lükkaks ka veel ühe otsedemokraatia vastaste sellise põhiargumendi ümber. Et nad väidavad seda, et mõned küsimused on nii keerulised ja tehnilised, et rahvas ei suuda nende üle pädevalt otsustada, et otsustama peaksid spetsialistid. Nagu Maira Aunaste näiteks. Aga sellega ei saa kuidagi nõus olla. Küsimus ongi selles, et kui rahvas harjub neid otsuseid tegema, siis ta ka vastutab nende otsustest. Mõned asjad võivadki ka valesti või halvasti minna, aga siis rahvas näeb, et ta ise tegi, et seda otsust ei teinud keegi Riigikogus, mingi kamp,
seda ei teinud keegi valitsuses meie selja taga, vaid me tegimegi sellisena nii hästi, nagu me suutsime seda teha. Minu teada on Šveitsis vastav komisjon, mis nagu juriidilise ja muu pilgu läbi kohendab neid küsimusi, et need ei läheks ka täitsa publiku mõjutamiseks. Kindlasti on seal mahlaseid näiteid, et kuidas tuleb ka eksitavaid küsimusi. Aga anname vahepeal ühe publiku küsimuse, et Mikker on ka seal ja minu küsimus on selline, et siin räägite, et me võiks otsedemokraatiat teha, aga Eesti põhiseaduses on ka kirjas teatud teemad, mille kohta ei tohigi nagu otsedemokraatilist nii-öelda rahvaküsitlust teha. Et minu küsimus olekski, et millised sellised teemad oleks nagu teie meeles esiteks ja teiseks näitena võin tuua, et näiteks üks teema, mis tõenäolisena võib jõuda rahvaküsitlusena on näiteks vene koolid, aga see on teema, mis puudutab, lihtsalt teoreetiliselt, aga see on näiteks teema, mis puudutab enamasti just venelasi, kes peavadki nüüd sellega toime tulema, et kas neil on vene koolid või mitte, et kas te kuidagi plaanite ka piirata selliseid küsimusi, mis mõjutavad ainult nii-öelda mingit kitsamat inimgruppi, aga kõik nüüd ühtäkki otsustavad selle üle, kas ma täpsustan seda lõppu, et ma tahtsin ise ka küsida seda, et nii-öelda siis see vähemuste õigus, et kas ei ole ohtu, et enamus, tegelikult meil räägitakse kogu aeg mingist LGTB vähemusest, aga kui me hakkame loendama neid, siis neid võib olla sadu vähemusi või kes ei ole mingisuguse ühe suure grupi liige, isegi kristlased oli vähemus mitte kristlaste suhtes, et selle lõppu võiksite seda vähemuste teemat ka kommenteerida. Alustades sellest publiku küsimusest. Minu kiire vastus oleks see, et mina piiraksin seda võimalikult vähe. Et mulle see põhiseaduse kataloog praegu väga ei meeldi. Ma loen ette, et kõik teavad ka, millest siin jutt käib. Et praegu põhiseaduse paragrahv 106 ütleb, et rahvahääletusele ei saa panna eelarve, maksude, riigi rahaliste kohustuste, välislepingute ratifitseerimise, denonsseerimise, erakorralise seisukorra kehtestamise ja lõpetamise ning riigikaitse küsimusi. Et näiteks ma küll ei tea, miks ei võiks panna näiteks maksude küsimust, nagu härra Kaven just ütles, eks ole, rahulikult hääletakse tihti peale selle üle, kas mingit maksu tõsta või langetada. Ma arvan, et see keeld lähtub eeldusest, et kogu rahvas on nii omakasu püüdlik, eks ole, et siis hääletatakse ainult seda, et langetada. Aga nagu Šveitsi näide näitab, et inimesed saavad aru, eks ole, kui tahab, et meil oleks ka mingisugune avaliku võimustruktuur, kui meil oleks, ma ei tea, riiklik haridussüsteem, meditsiinisüsteem, eks. Ja siis ongi see tegelikult nagu rahva harimise protsess ühtlasi ka, et mitte ainult see, et ma tahaksin mitte makse maksta, aga saada kõiki hüvesid, vaid inimesed hakkasid mõtlema, et mis need maksud on ja milleks need lähevad ja palju me oleme millegi eest nõus maksma. Või siis näiteks ka välislepingute küsimus. Mina ei saa üldse aru, miks ei võiks olla võimalik hääletada selle üle, kas ratifitseerida või denonsseerida mõni välisleping. Nii et minu kokkuvõtlik küsimus oleks see, et ma ei oska teile definitiivselt vastust öelda, mida võib ja mida ei või, aga ma pigem oleks seda meelt, et tasub mitte seda kataloogi väga laiaks ajada. Ja mis puudutab vähemuste õigusi, siis alati tasub silmas pidada seda, et kogu ühiskond koostabki vähemustest. Eks ole, et ma ei tea, Rail Balticu asja ei saa rahvahääletusele panna, sellepärast et see puudutab rongijuhti kui vähemust, eks ole. Et iga küsimust võib põhimõtteliselt niimoodi vaadata või ma ei tea, metsa raiumise teemat ei saa panna, see puudutab, ma ei tea, metsamehi kui vähemust, eks. Et põhimõtteliselt on iga asi võimalik niimoodi konstrueerida, nii et ma sellega oleks ka ettevaatlik, et muidu ei saagi mitte midagi hääletada. Aga loomulikult on tõsi ka see, et peavad olema teatud piirangud, et kõik ei saa panna. Ja sellepärast see skeem, mille meie oleme ka esitanud oma nägemusena terve rahva sihtasutuse poolt, näeb ette seda, et Riigikohus on see institutsioon, mis ultimatiivselt ütleb, et näiteks mingi konkreetne eelnõu, millele kogutakse allkirju, et see rahvahääletusele panna, on vastuolus põhiseadusega ja selle tõttu seda konkreetset eelnõud ei saa rahvahääletusele panna. No tõesti, me ju kõik saame aru, et selliseid ettepanekuid võib olla küll. Ma ei tea, võtta näiteks, ma ei tea, kõikidelt vene rahvustest inimestelt ära õigus omandile, et see oleks selge, siin ei ole midagi teha, et kõik on seaduses võrdsed, eks ole, kõigil on õigus omandile, et sellist eelnõud ei saa mitte mingil juhul panna rahvahääletusele. Nii et need mehhanismid loomulikult peavad ka olema tagatud. Loomulikult see põhiseaduse nimekiri, mille sa välja tõid, see seondub nüüd sellega, et selleks, et otsedemokraatiat nüüd sisse tuua, on vaja nagunii põhiseadust muuta. Et sel juhul on see paragrahv üks nendest, mis tuleb üle vaadata, aga näiteks mis puudutab riigikaitse küsimusi. Küsime sellise tõsise küsimuse näiteks, et kas reservväelastel peaks olema relvad käes. See on selles mõttes tõsine küsimus, et see ei puuduta ainult ju reservväelasi, vaid see puudutab kogu ühiskonda. Sest ühiskonnal
liikmetel võib tekkida põhjendatud kartus, et kui inimesed pole veel harjunud relvadega, mäletame, kui Kaitseliit 90ndate alguses sai relvad kättes, oli ka vahejuhtumeid ja intsidente ja õnnetusi oli palju, et kuna see küsimus puudutab kogu ühiskonda, siis ja selle mõju ühiskonnale on väga suur või tagajärjed negatiivsete intsidentide korral, siis sel juhul tulekski selliseid asju sõna otseses mõttes rahva käest küsida. Et rahvas saaks aru, et siin tekib veel oluline küsimus selle debati kvaliteedis, mis enne seda toimub, et nii pooldajad kui vastased saaksid esitada need argumendid. Et kui näiteks, ma toongi selle sama küsimuse, et pooldajana, kui me esitan argumendi, et kui rahval on reservväelastel on relvad käes kodus, siis meil on võimalik sõjalist valmisolekut tõsta või mobilisatsiooni läbi viia oluliselt palju kiiremini ja vastane ei saa, potentsiaalne vastane ei saa meile mitte midagi teha, sest ta ei suuda seda tõkestada kuidagi. Ja samas vastuargumendima, kui mingi hull võtab oma automaadi või kuulipilduja ja laseb laulupeo ajal, et mis on selle tagajärg, siis need argumendid tulebki põhjalikult läbi kaaluda ja läbi vaielda, et mis on plussid ja mis on miinused, mis on see risk, millega me oleme valmis riskima ja millega me ei ole valmis riskima. Aga üldiselt ma arvan seda, et otsedemokraatia kindlasti rahva üldist teadlikkuse taset poliitikast ja osavõttu poliitilisest elust tõstab. Praegu meie suur probleem on ju see, et kui vaatame viimaseid valimisi, kui palju inimesi ei tulnud valima. Mis on meil kõige suurem erakond tegelikult? Meil on kõrvalejääjate ja võõrandunute erakond on kõige suurem, 37% inimestest, kes üldse ei tulnud erinevatel põhjustel valima. Ja tõenäoline põhjus väga paljudel on see, et nad on poliitilises süsteemis pettunud. Nad ei usu enam, et see poliitiline süsteem võiks nende tahet üldse väljendada. Ja see on väga tõsine lugu, kui see protsent peaks veel tõusma. Et see protsent peaks olema meil 3/4 kuni 4/5. See näitaks, et meie nii-öelda rahva poliitiline tervis on korras, aga praegu ta kindlasti korras selle statistilise näitaja järgi ei ole, et me peaks midagi ette võtma, et seda poliitilist tervist siis parandada ja otsedemokraatia elementide sissetoomine meie esindusdemokraatiasse oleks üks tee ja võimalus, kuidas seda teha. Ma tahtsin enda silmis ka mõne halva näite tuua Euroopast. Selles mõttes, et ma olen aastaid jälginud neid euroreferendumeid erinevates riikides. Ja enam ma ei suutnudki üllatuda pärast mitmendat referendumit, mis lükkas tagasi küll Iirimaal, küll Prantsusmaal, küll Hollandis erinevad Euroopa Liidu lepingud. Kui déjà vu, täiesti Nõukogude liitlik käitumine, et ahaa, te hääletasite vastu. Ahaa, küll me korraldame 1,5 aasta pärast uue referendumi ja küll me teilt selle jah-sõna kätte saame. Ja toimus ikkagi päris selliseid nipitamisi, trikitamisi, võeti paar paragrahvi kuskilt välja. Näiteks Euroopa põhiseaduse leping, need läbisurujad said aru, et see pealkiri ei lähe mitte, et põhiseadus on halb sõna, et panevad on lihtsalt leping nimeks ja Lissaboni leping. Aga sisuliselt samad paragrahvid suruti jälle läbi. Et need Euroopa nii-öelda tervis referendumite läbiviimistel on minu meelest väga halb, et see on väga ühesuunaliseks toruks tehtud, kus peab rahva läbi karjatama. Ainukene erand ongi Brexit, et neil ju tuli ka napilt see võit. Aga mulle tundub, et nende rahva hulgas on see fair play palju nagu tähtsam, et nad lihtsalt ei saa teisiti, me oleme ju britid, nad võitsid, mis need teha on siis, et hambad ristis ka need ei hääletajad, Brexitil ei hääletajad täidavad seda, sest nemad ei ole nagu mandri-eurooplased, kes arvavad, et neid võib karjatada 1,5 aasta pärast nagu lambakarja uuele referendumile ja see surutaksegi läbi. Neid näiteid on paraku jahmatav hulk, et ma julgen selle põhjal kinnitada, et Euroopas on tõsine demokraatia defitsiit, mitte ainult Euroopa institutsioonide tõttu, vaid ka referendumi teemasse väga ülbe suhtumise tõttu, et neid tulemusi ignoreeritakse, manipuleeritakse. Šveits muidugi on täielik erand selles. Nüüd
selleks, et kinnitada, et teema on tõsine ja see ei ole lihtsalt jututuba siin praegu, on see, et koalitsioonilepingus praeguses on kirjas ju referendumi õiguse taastamine, rahvaalgatuslike referendumite taastamine. See koalitsioon ei saanud näiteks kokkulepet, et kooseluseadust tühistada, aga neid teemasid on ju kümneid, mida me võiksime rahvahääletusel arutada, nii et mina olen selle koalitsioonileppega selles mõttes rahul, et me kõigepealt avame selle värava rahvahääletustele ja siis hakkame alles hääletama ja võib-olla tuleb palju teemasid läbi võtta. Ehk me oleme küllaltki lähedal sellele suurele muudatusele ja ma küsingi esinejatelt ka Varrolt, et kuidas sina seda mehhanismi teostamist näed ja sa oled ka koalitsioonilepingut lugenud sellel teemal, et kui kaugel me sellest võiksime olla, kui koalitsioon peab ja kui see tema õhkulaskmise innukus on praegu väga suur konkurentide poolel, et palju meil vaja oleks konkurentidele ka info, et palju teile aega on antud, et referendumi õigus rahvale anda põhja lasta? Tahtmata kellegi suunal kriitikat teha, ilma et teil oleks kohe võimalik sellele vastata, pean siiski ära mainima asjaolu, et Keskerakond olles opositsioonis esitas ise ju korduvalt eelnõu rahvaalgatuse õiguse taastamiseks. Nii et oleks väga pentsik, kui nad nüüd tegelikult ei tule selle ettepanekuga kaasa, olles positsioonis, kus selle asja saaks reaalselt ära teha. Sama asi on tegelikult ka riigipea otsevalimistega, et nad opositsioonis kellegi korduvalt esitasid seda eelnõu, et Eestis peaks ikka rahvas saama valida presidenti. Et nüüd, kui ollakse valitsuses juhtpartei, peaks seisma just nimelt nende asjade eest, mida ei õnnestunud siis opositsioonis olles läbi viia. Nii et EKRE on selle poolt ühemõtteliselt, et rahvaalgatuse õigust taastada, nagu me teame, Keskerakond on varem deklareerinud täieliku poolehoidja sellele. Ehk siis neid tuleks viia nii kaugele, et nad reaalselt täidaksid oma varasemaid lubadusi. Ja siis jääb üle küsida, mis on siis Isamaa positsioon, et kas nemad toetavad seda, et usaldada Eesti rahvast piisavalt, et tal oleks võimalus teostada oma staatust kõrgeima riigivõimu kandjana või ei usalda. Sellepärast, et lõppastmes on siin küsimus usaldusest. Me räägime, et Eesti on demokraatlik riik, aga pangem tähele, väga suur osa poliitilisest eliidist, bürokraatlikust eliidist tegelikult ei usalda hetkekski seda, et rahvas langetaks otsuseid vastavalt oma paremale äranägemisele. Ja see on see, miks on räägitud Eestis kui sellisest kontrollitud demokraatia näitest, eks, et põhimõtteliselt ollakse demokraatlike protsessidega niivõrd, kui nad on olemas, rahul üksnes niivõrd, kui nad annavad õigeid tulemusi ehk püsivad kontrolli all. Ja kui nad hakkavad andma selliseid tulemusi, mis ei ole kooskõlas sellise ideoloogilise peavooluga, no me räägime liberaalsest demokraatiast, eks, kus siis liberaalsuse elementi peetakse palju olulisemast kui demokraatia elementi, siis ollakse valmis ka tegelikult demokraatiale selga pöörama. Ja sellest tuleks rääkida hästi ausalt. Kõikide poliitikute, kõikide parteidega tulekski tegelikult püstitada see küsimus, kas te tegelikult pooldate demokraatiat, kas te tegelikult usaldate Eesti rahvast sellisel viisil, et nad ei ole nii lollid või nii haiged, et nad ei suuda vastutustundlikke otsuseid teha. Või siis ei usalda. Ja see on minu meelest kuidas nüüd öelda, see retooriline skeem, milles me peaksime neid küsimusi arutama, et ei ole mõtet nagu udu ajada ja kõiki neid küsimusi segaseks ajada, et see on selle küsimuse tegelik tuum. Nii et ma ei näe nagu suurt takistust selles mõttes, miks ei võiks seda asja lihtsalt ära teha, et me teame, et põhiseaduse muutmiseks on muidugi erinevaid viise, selleks, et kohe põhiseadust muuta, selleks on vaja väga palju hääli, see on 4/5 vist oli, jah. Ja et rahvahääletusele panna, selleks on vaja, kuidas see oligi, 3/5 Riigikogu koosseisust ja vähemalt 61 häält vist, mida on ka vist raske kokku saada praeguse koalitsiooni tingimustes. Aga see, et vähemalt see kolmas mehhanism on siis 2 järjestikuse koosseisu poolt, eks, et esimene lihthäälte enamusega ja teine vist oli, ma ei mäletagi peast, teisel oli vist natuke kõrgem seal, aga see esimene hääletus oleks võimalik igal praeguse Riigikogu koosseisuga ära teha, nii et ma ei näe küll mitte mingisugust takistust, seda ei pea käsitlema nagu mingisuguse sellise kättesaamatu eesmärgi, nagu ma ei tea, Tallinn-Helsingi tunnel, eks, et no kus me ehitame, et see on nii kallis ja nii tehnoloogia ja kõik nii edasi. See on täiesti võimalik ära teha, see on põhimõtteliselt võimalik lähima, ma ei tea, põhiseaduse eelnõu menetlemine võtab vist natuke rohkem aega, ma ei taha siin valesti numbreid öelda, aga lühikese aja jooksul enne järgmist arvamusfestivali on võimalik see asi ära teha. Ja ma ütlen veel kord, et arvamusfestivalil on mõtet üksnes niivõrd, kui Eestis on taastatud rahvaalgatuse õigus, sellepärast et vastasel juhul on kõik need arutelud tühjad. Need ei oma mitte mingisugust võimalust viia selleni, et me suudame kanaliseerida need otsused, milleni me siin jõuame, või need arusaamised, milleni me siin jõuame siis reaalsete poliitiliste otsusteni.
ja eks muidugi kurat on siin tehnilistes detailides, et millised lävendid kehtestatakse, et mis on seesama arv, on see 25 000, on see mingi muu, palju siis on näiteks allkirju vaja koguda. Või siis küsimus sellest, et mis teeb selle tulemuse nii-öelda siduvaks ehk siin on pakutud välja, et juhul kui 51% rahvast ei osale, et siis see tulemus ei oleks siduv. Aga sel juhul oleks ju mingi küsimuse vastastel väga lihtne seda põhja lasta. Lihtsalt üleskutsega, et ärge tulge kohale, ärge hääletage ja seda 51% lihtsalt ei tule täis ja selliseid tehnilisi detaile on väga palju, mis tuleks nagu läbi mõelda ja täpselt balansseerida ja mõelda. Et ma kardan, et selle nii-öelda kiire edasiliikumise tempo ongi praegu takerdunud ausalt öeldes tehniliste küsimuste üle, et kuidas see mehhanism saada toimivaks, sest kui need põhilised kriteeriumid ei ole õieti paigas, siis see ei hakka lihtsalt tööle, see mehhanism. Ja no ma omalt poolt lisan veel seda, et mitte ainult tehnilised küsimused, mis tuleb õigesti ära lahendada, ei ole olulised, vaid oluline on ka see, et seda rahvaalgatuse õiguse taastamist tehtaks ausalt, et seda tehtaks ausalt. Et ei mindaks nipitamise, trikitamise, tegelikult avalikkusele valetamise ja rahva petmise teed. Ma just vaatasin näiteks seda, et seal, kui te lähete siit mäest alla, kui on tee sinna keskväljakule ennem kirikut, seal on selline suur ala või mingisugune telk, kus on rahvaalgatus.ee, eks. See on tegelikult pettuse vorm, sellepärast, et see ei ole rahvaalgatus, mille eest see projekt seisab. See ei ole siduv absoluutselt mitte kellelegi. Juba öeldud, see, mis praegugi on see kollektiivse pöördumise esitamise õigus, millele öeldes, meil juba on ju rahvaalgatus, palun te võite koguda 1000 allkirja ja esitada Riigikogule oma pöördumised, siis vaadatakse, mis sellega teha, eks. See ei ole rahvaalgatus, sellepärast, et rahvaalgatuse instituudi keskne definitiivne tunnus on see, et see peab olema siduv. Kui parlament ei toeta seda eelnõud, mis esitatakse see rahvaalgatuse korras, siis tuleb referendum. Ja referendum on siduv. Jällegi ei ole võimalik sellest kuidagi kõrvale hiilida. Ma juba ütlesin seda, et praegu see kollektiivne pöördumine vaadatakse läbi, suur tänu teile, surutakse kätt, patsutatakse võib-olla õlalegi ja läheb prügikasti ja ongi kõik. Ja see ei ole rahvaalgatuse õigus, nii et jällegi ma ütlen, et mõisted tuleb määratleda ausalt ja kogu seda diskussiooni tuleb pidada ausalt. Et kui tahame rahvaalgatust teha, siis tuleb seda pooldada ausalt ja kui ei taha, siis tuleb ausalt öelda, et me tegelikult ei usalda rahvast ja tahame, et oleks väike parteiline ja bürokraatlik kildkond, kes langetab kõik otsused rahva eest. Ja mulle tuli selle õlale patsutamise peale meelde küll, kuidas ma 10 000 allkirja krooni säilitamiseks üle andsin Riigikogu esimehele ja eks jah, mõned patsutasid õlale, aga sellest ei... See, et kas me säilitame oma rahvusvaluuta või ei säilita, see on mingi küsimus, et härra Nestor pilgutas 2 korda silmi ja oligi kogu siduvus sellel. Aga 10 000 allkirja, kui me oleksime teadnud, et see on siduv, me oleksime ka 25-30 000 allkirja kokku saanud ja me oleks saanud otsustada, kas olla Euroopa Keskpanga lükata, tõmmata või otsustada ise oma rahapoliitika üle. Ehk see oleks meie kollektiivne otsus ja me seoksime ennast ise sellega. Aga nüüd enne lõpetamist mõned küsimused publikust. Kasutame võimalust. Üks küsimus tuli ära. Jah, sealt tuleb veel. Tervist. Nüüd lõpuks ometi siis kogu aeg oli rahvaalgatusega juttu, aga siis nüüd lõppu eel, et kõvekesi üks sõna ja kaotatakse sõnale lähme laiali. Rahvaalgatusest see saaks olla ainult mõistlik sel juhul, kui ta ongi kohustuslik ja mitte mingisugune tühine 7 franki, mikka märksa rohkem. Kui tuleb päevakorda rahvaalgatus, siis see alles protsess, kui hääletamise päev tuleb, see tuleb võib-olla alles mitte homme-ülehomme, aga alles võib-olla aasta-2 pärast. Ja enne seda toimubki vastu- ja poolt argumentide väga põhjalik analüüs, et see inimene, kes läheb lõpuks hääletama, et ta olekski jõudnud arusaamisele. Et muidu on tõepoolest nii nõme lugu, nagu ongi see Brexit. See on ülimuslik halb näide mingisugusest rahvaalgatusest. Kuidas suur riik lihtsalt tahet pekki. See ei olnud tegelikult rahvaalgatus, sellepärast, et valitsuse poolt pandi küsimus referendumile. No jah, täpselt. Jah. Lihtsalt üks seltsimees tahtis saada natukene kuulsust ja uut valitsemisaega ja keeras terve riigi tuksi.
luban endale ka natuke oponeerida, et vaadake teatud mehhanismid, mis kehtiksid ka Eesti kohta, ilmselt on sellised asjad, et kui Suurbritannia kunagi astus referendumi teel Euroopa Liitu, siis on ju selge, et täpselt samasugune mehhanism oleks loogiline väljaastumiseks. Et no, see on kõige legitiimsem lahkumise viis. 75. aastal oli vist see sisseastumise referendum, nii et 73. Nagu sisse, nii ka välja, et see on ju loomulik. Loomulikult põrkuvad seal igasugused sisemised pinged ja huvid selles ühiskonnas. See on väga intensiivne protsess, aga ma ütlen, et ma olen lähemalt näinud neid referendumi protsesse ka Taanis ja mujal, et see on minu jaoks on uskumatu see, kuidas näiteks Mandri-Euroopa võimudele ei loe mingi referendum mitte midagi. 1,5 aasta pärast juba karjatatakse inimesed referendumi juurde, et hoiaks siis 5 aastat vahet või midagi. Ei, te hääletasite valesti, kähku, silmamoondus ja lähete uuesti. Aga ma kasutaks veel võimalust, et seda siin oli tegelikult üks suurepärane eesti keele oskaja minu meelest, et ta võiks pisut kirjeldada, et kui mina nüüd olen seesama Šveitsi kodanik, et kuidas protseduur käib, et kuidas ma saaksin loomade, nende lehma ja pullisarvede teemal hääletada, et kus sa selle paberi saad, kas sul on vastu ja poolt argumendid seal kuskil ja kas hääletatakse mitu referendumit korraga või? Meil on ka selline asi nagu Riigikogu kantselei, see on Bundeskanzlei Šveitsis. Ja nende käest sa siis küsid, mis kõik need tingimused on. Ja siis niipea, kui sa seda tead ja kõik on kokku kirjatud, saad nad seda sisse. Need analüüsivad seda ja siis ütlevad sulle, et kas on võimalik seda ära teha või ei. Ja kui vastus on jah, siis on sul, ma arvan, et 18 kuud vist aega, et seda ära teha. Ja Šveitsis on praegu umbes 100 000 või täpselt 100 000 allkirju on vaja. Ja siis, kui see on ära kogutud, siis need tuleb ka sisse anda jälle. Ja siis need on vist võtavad vist 3 kuud aega, et seda läbi vaadata. Ja kui on siis kõik korras, siis kui ma õigesti mäletan, siis läheb parlamendi ette ja nemad siis otsustavad, kas läheb hääletusele niimoodi kui on või kas parlament lisab oma seisukoha või teine proposal, mis see on eesti keeles. Või vastu ettepanek. Ettepanek, või vastu ettepanek. Ja siis pärast seda lähevad mõlemad asjad lähevad rahvahääletusele. See initsiatiiv ja see vastus, see parlamendi ettepanek ka. Ja, umbes nii. Aga küsimuse vastuseks seal, et ma ei arva, et oleks mõistlik seda kõik kohustuslik teha. Lihtsalt sellepärast, et mitte kõik need teemad huvitavad kõik. Näiteks see lehmasarvede küsimus, mina ei hääletanud selle peale. Lihtsalt, et mind ei huvita. Aga kui tõstakse käibemaksu, siis muidugi, siis läheb. Ja siis on ka veel üks väike asi. Ülle Madise kommenteeris ükskord, et tema ütles, et Šveitsi rahvahääletuse süsteem põhimõtteliselt pointi ei ole. Lihtsalt sellepärast, et valimiskünni see turnout, osalusprotsent jääb tihti 5% alla. Aga see ei ole ju oluline küsimus. Kui peamine asi on, et rahval on õigus seda küsimus küsida. Ja kõik. See on kõige tähtsam asi. Ma küsiksingi seda, et kas šveitslased ei ole väsinud rahvahääletamisest, et kui tehakse rahvahääletus, kas rahvahääletus säilitada või lõpetada? Mis sa arvad, mis see protsent oleks? Ma arvan, et see oleks päris ülekaalukas jah. No,
mida mina alati mõtlen, vaadates seda ja kuulates seda kirjeldust ka, on see, et tegelikult on väga põhimõtteline erinevus, kas meie ühiskond koosneb kodanikest või koosneb meie ühiskond lihtsalt maksumaksjatest, eks. Ja mulle tundub, et see on tohutu selline vajalik ja suur arenguhüpe, mis meie ühiskonnast tuleks ka ära teha, et päriselt saada kodanikeks. Mulle tundub, et see samm on meil mõnes mõttes alles ees, kuigi 20. aastatel põhimõtteliselt põhiseadus tagas need õigused ja tegelikult see kutsus esile ka sellise ühiskonna väga suure poliitilise aktiivsusest. Inimesed mõistsid, me oleme kodanikud, meist sõltub, meie otsustame ja me peame kaasa mõtlema, tegutsema. Ja mulle tundub, kui me räägime ka kodanikuharidusest või kodanikuühiskonna kujunemisest, siis tegelikult on väga raske noortele inimestele ja lastele ka selgitada, miks ma peaksin nüüd nagu õppima ja mõtlema ja üritama aru saada ja kaasa mõtlema kõigi nende poliitiliste protsessidega, kui tegelikult minust ei sõltu mitte midagi. Ma ei saa mitte ühegi otsustamise juurde, ma ei saa, ainult üks kord 4 aasta jooksul ma saaksin otsustada seda, kes peaks saama otsuseid langetada minu eest, eks. Ja siiski pääseb parlamenti palju inimesi, keda pole sinna tegelikult valitud selle üleriigiliste nimekirjade tõttu. Nii et mida ma tahan öelda on see, et ka kodanikuühiskonna ja kodanikutunde välja kasvamise vaatepunktist on see tohutult oluline asi vastavalt sellele, mida te just kirjeldasite ka. Ja veel üks väga tähtis asi. Mina olen eluaegne sots. Ma ei ole konservatiiv. See ei mõju mitte midagi. See on lihtsalt kodaniku õigus. Mitte midagi muud. Ja selles mõttes see on väga oluline punkt minu meelest ka, et meil võivad olla ju paljudes küsimustes erimeelsused. Meie oleme konservatiivid, teie olete, eks ole, vasakpoolsete vaadetega. Aga me võiksime ühisosa leida selles, et me siis ultimatiivselt lahendamegi neid erimeelsusi vastavalt rahva enamustahtele, eks. Et see võiks ju olla tõesti, et me ei peaksime kaklema sotsidega selles küsimuses, EKRE ja sotsid ei peaks selles osas olema oponendid. Me võiks tegelikult ju jõuda nii kaugele, et me mõlemad toetame seda ja mõlemad ka respekteerime seda, et kui tuleb otsus, mis on meile ebameeldiv, siis see on ikkagi kehtiv otsus, eks. Absoluutselt nõus. Aga just need sellised ka üksikküsimused, mida me oleme siin mitmel puhul märkinud referendumitel, need on pannud inimesed ka parteilist kuuluvust muutma. Näiteks Märjamaa lastus terve sotside osakond EKRE-sse, kes leidsid, et neid ei huvita LGTB värk, neid ei huvita immigrantide värk. Nemad tahavad õpetajatel kõrgemat palka ja see sobib ka EKRE-le. Nii et just need üksikküsimused lõpetasid nende liikmelisuse sotsides ja mis näitab, et need teemad ei jookse täpselt parteilist liini pidi ja see ongi huvitav, et tulevad välja hoopis teised jõujooned, kas või Rail Baltica puhul hoopis kummalised lahendused, et eri parteides on täiesti kummalised jõujooned, parteid lähevad lõhki sellel teemal tihti peale. On teil veel mõni hea mõtteavaldus? Ettepoole siin. Ma tahaksin selgust saada. Vabadussõjal tahtsid seda kehtivat põhiseadust parandada. Mis see erinevus siis on ja mis on siis selle kõige esimesel häda? Nii palju, kui mina olen seda teemat uurinud, et teate, vanas vabariigis oli päris suur ebastabiilsus valitsuste vahetamisel. Nende eluiga oli vist 11 kuud oli keskmine eluiga ja leiti, üldiselt oli ka poliitiline võitlus esimestel aastatel kange ja intensiivne ja leiti, et valitsus peaks ikka oma 4 aastat ära istuma, et ta saaks midagi teha, et see, seda sõimati ka lehmakauplemiseks ja kõigeks, aga tõesti, valitsuste eluiga oli madal. Nad leidsid, et see annaks riigivõimule stabiilsust juurde, annaks presidendi institutsioon. Ja see ei olnud ju midagi erakordset. Paljudes riikides olid presidendi institutsioonid, naaberriikides olid lausa kuningad, nagu Rootsis. Nii et selles ei olnud midagi erakorralist, et tõepoolest oli ka presidendile plaanitud umbes sükest parajat Ameerika presidendi võimu anda, aga ei saa ju öelda, et Ameerika president oleks üks ebademokraatlik president. Teda ikka valitakse ja ta võitleb, tülitseb kongressiga, vahel annab oma käsulaudu välja ja mõõduvõtmine käib eri institutsioonide kallal. Aga kõige suurem mure oli ikkagi mitte see põhiseadus, sest midagi sellist tahtsid isegi Tõnisson, kus oleks natukene võib-olla peaministri roll tugevam või Päts ajas kogu aeg muide seda tugevama presidendi liini. Aga küsimus oli hoopis vabadussõjalastes. Küsimus oli ennekõike isiklikus võimus, isiklikust toolist kinni hoidmises
sellepärast ei saanud ju vabadussõjalasi, lihtsalt nad oleks Riigikogus tõenäoliselt võimu võtnud ja kõige hullem nad oleks presidendi tooli võtnud. See oli isiklik madin võimu pärast, millega lasti alla ka Eesti demokraatia. Võtken arvamus. Siis tänan esinejaid ja olen otsedemokraatia tugev toetaja ja annaks teie relvastusse ühe ilukirjandusliku näite. See on Ibseni draama Naine ja Meredith, mille sisu on lühidalt selles, et noor tütarlaps pandi, et teda päästa, vanemad olid surnud ja kogukond ja sugulased panevad tema annab ta naiseks kohalikule tohtrile. Kõik läheb hästi, nad elavad hästi, lapsed on. Ühel päeval see tütarlaps kohtab üht meremeest ja pärast seda see kooselu ei laabu ja see neiu palub lahutust ja palub seda aasta ja 2 ja lõpuks mees laseb ta vabaks. Saab lahutuse, ta läheb ära, mõne kuu pärast tuleb ta tagasi ja ütleb, mina täna olen nõus lahutusega või abiellumisega. Kui sa soovid, siis abiellume täna uuesti. Ja tohter ütleb, kogu mu elu oled sa ära rikkunud selle lahutuse nõudmisega, mis on nüüd siis teistmoodi on. Näin ütles, väga palju on teistmoodi. Täna minu käest küsitakse minu arvamust. Täna mina tahan sinu naine olla. Siiamaanu käest keegi ei küsinud, ei vanemad ega küla. Mind pandi sinule naiseks. Kui sa täna tahad, siis mina olen nõus abielluma ja abielluvad uuesti. Mõte on selles ja kui me valime presidenti siin ja kuigi see president, kes ta meeldi või ei meeldi, ma tean, minu käest küsiti. Ma ei olnud mingi peskamise, mingisugune teised arvutis seda. Nii et inimene vajab seda indiviidi tasandil, vajab ka rahva tasandil. Nii et selles osas toetan teid. Valime presidendi otse ja teeme ka referendumit, kui vaja on. Aga siis inimene tunneb eneseväärikust, enesekindlust. Ma olen ka midagi Eesti riigis. Aitäh. Ma olen ka keegi Eesti riigis, see oli hea ütlus lõpuks. See oli nii ilus, et ma annaksin ilukirjanduslik tõepoolest, ma võtan selle lugemiseks. Aitäh viite eest. Igal juhul võiksime oma väikse kokkuvõtte teha, et kuidas Eesti rahva poliitilis-vaimne tervis on. Et mina julgen öelda, et rahvas oli ka 33.4. aastal, tookord oli väga terve. Ta sai aru, et on vaja tegelikult uusi võime Riigikogusse. Ja haigus oli, kadeduse vimm oli hoopis kuskil mujal, oli see paha haigus, mis tookord asjad uppi ajas. Et kuidas teie arvates väikse lõpusõnana see seis nüüd on? Oleme me täiesti valmis? Ma enne tõin selle juba välja, selle sama 37% võõrandunute ja kõrvalejääjate erakond. See on liiga suur. Seda on vaja vähendada. Seda saabki vähendada sellel teel, et anda lihtsalt rahvale rohkem võimu. Et nad saavad ise ka mingeid otsuseid individuaalselt teha. Ma ei oska siin paremat retsepti leiutada. No mis ma oskan lisada? Ma ütlen, et ega ei maksa luua ka endale illusiooni, nagu rahvas otsustaks alati kõik asjad õigesti, nagu ta teeks täiuslikke otsuseid, nagu ta ei oleks ekslik. Kui kõik inimesed on ekslikud, siis ka rahvas, mis koosneb inimestest, on ekslik ja saab teha vigu. Nii et seda tuleb loomulikult tunnistada ja aktsepteerida ühe sellise antusena. Aga täpselt sama lugu on ju Riigikoguga. Aga Riigikogu ei ole kuidagi rohkem eksimata, kui rahvas seda on laiemas plaanis. Nii et selles mõttes midagi põhimõttelist minu meelest ei muutuks, kui rahvaalgatuse õigus ikkagi oleks olemas selles plaanis. Ja
rahvas sedavõrd haige nüüd kindlasti ei ole, et temale ei saaks mitte mingisuguseid otsuseid usaldada. Vastasel juhul ei saaks talle muidugi usaldada ka otsust valida endale esindajaid, sellepärast et ega see otsus ei oleks siis tervema mõistusega tehtud kui kõik ülejäänud otsused. Ja siis tuleks lihtsalt diktatuur sisse seada, et kui ikkagi rahvas ei ole suuteline ennast valitsema ja nii rumal ja küündimatu ja vilets, et siis pole midagi teha, et siis on vaja lihtsalt diktatuuri. Ja see on siis see alternatiiv, mida tuleks tegelikult siis kaaluda, kui nii arvatakse. Aga mida ma tegelikult omalt poolt kutsuksin üles arvamusfestivali korraldajaid tegema, on seista ise aktiivselt selle eest, et Eestis taastataks rahvaalgatusõigus, sest see tegelikult annaks ka reaalse, sisulise ja sellise autentse loomuliku mõtte arvamusfestivali eksistentsile. Et ma ei taha halvasti öelda ega ka liigselt kritiseerida, aga mulle tundub, et see arvamusfestival on alati kannatanud sellise teatava kunstlikkuse või forsseerituse all, et me saame aru, et mida me siin arutame, kui need arutelud ei jõua kuskile poliitiliste otsusteni. Ja mulle tundub, et arvamusfestivali korraldajad võiksid olla vägagi nende seas, kes hoolitseksid selle eest, et saaks rahvaalgatuse õigus taastatud, sest siis oleks sellel festivalil absoluutselt mõtet, kui me arutaksimegi neid küsimusi, kuidas siis üks või teine rahvahääletus lahendada sellisel viisil, et see oleks kõige rohkem kooskõlas meie rahva ja riigi huvidega. Aitäh! Ja lõpetuseks oligi üks väga vaimukas mõte kärajatest, et tuletab meelde, et Läti Henriku kroonikas mainiti ära Raikkülas toimuvad kärajad, kus Eesti hõimud koos käisid. Ja me võime märkmeid kodumaisest demokraatiast viia julgelt tagasi 13. sajandisse. Küllap ta oli veel 100 aastaid vanem, aga esimesed märked on meil Raikküla kärajad. Nii et meie mõnusad kärajad tänaseks on lõppenud. Võtke veel nööbist kinni kõnelejatel ja jätkame siin samas platsi peal üksik duelle või üksik arutelusid. Aitäh kõigile!